digisaate Tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 19. detsember, natukene veel jõuludeni minna ja tänases digisaates keskendume pikemalt ühele teemale, mis need uudised ikka nii palju siin jagada, on ju ka detsember. Räägime virtuaalreaalsusest, mida see endast kujutab sügisel ja talvel 2022. Ühest konkreetsest peakomplektist, mida mina, Glen, oleme siin kandnud, võib-olla põrgand vastu seina, võib-olla mitte, saate teada. Ja muidugi laiem küsimus selle põhjal, kas see kõik on ikkagi nali või on see tõsine, kas me hakkame kõik töötama kontorites, pead kiivrites ja istuma virtuaalsuses või on kallid mänguasjad. Saate teada tänasest digisaatest. No nii, alustame saatega peale ja tutvustades siis ka, kes meil täna saates on. Meil on 4 siin, mina olen Hans Laugas, siis on meil Henrik Roonemaa, Glen Pilvre. 4. on meil üks külaline, kes ei ole tavaliselt meil saates. Meil on külas Märt Lume Eesti virtuaal- ja liitreaalsus assotsiatsioonist ja ka Futuglassi startupist, mis kõik omavahel ühendub sinna suurde VR-i pilti. Tere Märt! Tere! No nii, hakkame peale sellest konkreetsest asjast, sest see on alati põnev, et lugu algas niimoodi, et Märt üks päev võttis ühendust, ütles, et temale on jõudnud siit nüüd kaugelt Ameerika maalt, kui ma ei eksi, üks pakk. Soomest, pagan, mul oli nii hea algus laula, Ameerikast tuli pakk. Soomest siis võttis kohale uus Facebooki, ma ütlen veel vanas stiilis Facebook, aga Meta on siis ettevõtte päris nimi. Meta uus virtuaalreaalsuse peakomplekt, mille nimiks on siis Quest Pro. Ja need nimedega on üldse segane lugu, kes mäletab, tegelikult olid need ju Oculused vanasti, kõik, mis tegi selle läbimurde iga mänguri arvuti külge Oculuse peakomplektid, siis on nad ümber bränditud Meta alla pärast nende äraostmist. Meta Quest Pro on igatahes siis nende viimane, kõige võiks öelda tõsiselt võetavam peakomplekt, sest selle nimes on ju Pro. Ja Märt jagas seda lahkelt ka meile proovimiseks, mina ja Glen oleme seda pähe pannud. Võib-olla alustamegi sealt, et mis see siis on ja mis temas huvitavat on. Et ma ütlen kohe kiire põhifaktid ja siis ma küsin tegelikult Glen sinult arvamust, et põhifaktid, tegu on siis juhtmevaba peakomplektiga, mille paned pähe. Aku on sinna sisse ehitatud, ei ole sa ühendatud kaablit pidi millegi muu külge, sa ei pea koju seadma üles mingisuguseid väliseid andureid või kaameraid. Sul on ainult peakomplekt ja kätte võtad 2 pulti ja saad hakata seal tegutsema. Ja Glen, sa kandsid seda, mis su esimesed kogemused muljed olid? See on nüüd selline lühike küsimus, millele ma ilmselt võiks vastata mingi kilomeetri pikkuselt, et esiteks, kui ma lähen nagu personaalses plaanis, siis kahjuks või õnneks on mul ka kogemusi nende nii-öelda jutumärkides tuukrimaskidega ka juba varasemast ajast ehk, et see oli vist aastal, kas oli 2019, kui ma ei eksi või sinna kanti, kui oligi Oculus, kes esimesena ju tõi välja või oli see üks esimesi, ütleme nii, kes tuli välja siis komplektiga või sellise virtuaalreaalsusprillidega, millel ei olnud enam taga kaableid ja mis oli siis võimalik panna pähe ükskõik kus kohas ja hüpata sellega ringi, see oligi Oculus Quest. Ja tegelikult üsna varsti sai see Quest omani järje nimega Quest 2 ja siis läks natuke kauem aega ja tegelikult siin fännid ja muud huvilised ootasid kangesti ka Quest 3, aga selle asemel saabus hoopis Quest Pro, mis läks ka muidugi radikaalselt kallimaks, et selleni me võib-olla jõuame, aga vihjaks Quest 3 peaks tulema. Jaa, see on ikkagi veel nagu teeplaanil olemas, et no, aga praegu on Pro. Praegu on Pro, aga kui sellest muljest rääkida, see ongi nii tegelikult lai küsimus, et see võtab ju kõik kokku ja võib-olla ei ütle ka mitte midagi lõpuks, et
et see mulje algab üldse sellest nagu seadme olemusest kui sellisest, mille juba algatasid omal ajal siin Quest ja kõik need teised samasugused, ehk et iseenesest see idee sellest, et sa viibid ju mingisuguses teises kohas ja tegelikult oled teises kohas ja siis teed seal teises kohas neid asju, mida sa tegelikult teed teises kohas, on väga kihvt, et selles plaanis on see kõik ikkagi, ma näen, et see maailm on nagu põhimõtteliselt äge, aga kui me nüüd lähtume sellest konkreetsest seadmest, siis on muidugi seal hästi palju selliseid küsimusi või küsitavusi, et kui senised Questid ju ikkagi olid hinnaklassis seal 400 eurot pluss miinus seal olenevalt konfiguratsioonidest, siis see Pro hind on 1000, Märt võib mind parandada, aga kas oli 1800 või sinna kanti vist euro regioonis, eks ole. Et ta on ikka, ta on kordades kallim ja seetõttu ka need ootused justkui olid sellised ikkagi mõnevõrra nagu suuremad, et ja ma ütleks nagu esimese muljena võib-olla lühidalt vastates oleks see, et see uus komplekt on küll läinud nagu füüsiliselt natukene teistsuguseks, et seal on akut tõstetud pea taha küljel, et ta ei ole enam siis selline kus ma ütlen tõesti nagu tuukrimask, vaid ta on pigem tõesti sellised prillide taolised asjad, mis jaotuvad sul peas paremini. Aga samal ajal selliselt resolutsioonilt või ütleme sellistelt, ta nagu oleneb, mida sa taga teed, ei tundu ta nüüd mingisugune selline nagu valgusaastate suurune hüpe sellest Quest 2-st, eks ole, seal on tegelikult seal tehnilises mõttes on muidugi palju lisasid, eks ole, sest ta jälgib sul silmi ja näoilmeid ja võimaldab justkui teoorias teha nagu palju asju, aga sellise niisuguse esmamuljena on ta nagu pildi mõttes üsna sarnane, et see resolutsioon, mida sa seal näed, nagu ei ole nüüd nagu kordades parem, vaid vastupidi, see on tegelikult samasugune nagu Quest 2-l, kui aus olla, et Quest 1-st või esimesest on ta küll parem. Nii et ma nüüd ei jääks siin lohisevalt praegu rääkima, siis ma ütleks, et see esmamulje on natuke sükene nagu vastakas, et ühtepidi on ta tore, aga oleneb kust poolt sa vaatad, aga teistpidi nagu ootus oli võib-olla nagu suurem sellele asjale. Ütleme nii. See on, eks ootused on veel alati kõrged jah, et mis on selle minu juures, kui ma selle pähe panin, kes ma ei ole, Oculust ma ei ole kunagi omanud, aga ma mingi aeg kasutasin ühte pikemalt. Et see oli mingi taas sissehüppmine VR-i maailma ja ikkagi et väiksed uuendused, nagu sa ütlesid, Glen, päris õigesti, et ta ei ole mingi revolutsiooniline seade, aga nad on pisut parandanud seal erinevaid võimalusi. Näiteks aidake eesti keele tõlkida siis seda, mis asi on pass-through. Ma ei tea, Märt, kuidas sa seda ütleksid selle kohta? See on hea küsimus, meil tegelikult on tervist, ma olen siis Eesti Virtuaalliitreaalse Assotsiatsioonist samuti ja meil seal kodulehel on üks selline sektsioon, kus me püüame kõiki neid mõisteid seletada eesti keelde, aga ma ilmselt jään praegu vastuse võlgu, mis me selle pass-through otsas oleme otsustanud, sest see ongi täpselt nii keeruline. Neid mõisteid on veel, eks ju. Et selgitada, et see on siis see, et mul on küll see kiiver peas või siis prillid, aga väliste kaamerate abil siis see Quest Pro näitab mulle seda ümbritsevat päris ruumi ka. Jah, see on siis on nagu jah, täpselt, et sa näed kaameratega päris maailma ja sinna saad siis ka panna digitaalseid objekte. Ja ütleme, ma sagan siin vahel, et see päris maailm on siis tegelikult läinud tõepoolest oluliselt paremaks, kui ta oli siis nendel eelmistel, et eelmistel päris maailm oli mustvalge põhimõtteliselt ja selline üsna ägune maailm oli see kaamerate poolt nähtav, et Pro päris maailm on tõesti ruumiline ja värviline, aga tuleb tunnistada, et ikkagi päris maailmast on see ikkagi üsna kaugel, et kui sa vaatad selle prillide enda graafikat, siis see on kahtlemata palju rohkem päris, et kui ta sulle renderdab seal mingisuguse Kariibi mere saare, siis on see tunne nagu väga äge, aga kui sa vaatad seda kaamera päris maailma, siis ta on üsna süke inertselt liikuv ja et ta ei ole nagu kaugeltki siuke kristallselge päris, eks ole, et aga seda poolt on seal täiustatud. Ja see on natuke läinud paremaks ja tegelikult ütleme võib-olla aga me jõuame ka sinna, aga mis on ikkagi siis selle vahelt sa oled siis puhtalt virtuaalses ruumis, millel võib olla päris hea graafika, et see nagu on usutav versus siis see, mida sa nagu müritsevad ruumi. Et need on tegelikult kõige põnevamad sellised kohad, mis sealt ilmnevad minu jaoks vähemalt, et ma ei suuda meenutada selle mängu nime, aga seal on üks mäng kuubik või Tetris või midagi sellist, aga sisuliselt nagu 3-mõõtmelise klotsi puslega.
see ei olnud mille puhul siis seda kubism või mis iganes. kubism vist võis olla küll just. Mille puhul siis kasutatakse ära seda pass-through'd ehk siis ma olen oma toas, ma vaatan ringi. See pilt on küll jah, nagu sa ütlesid, Glen, et see on küll värviline, aga ikkagi üsnagi madala resolutsiooniga. Natuke siuke 90-ndate siuke palltelevisiooni efekt on nagu, et sa oled oma toas, aga mingis ajamasina vaatad seda. Ja siis minu elutoa õhus hõljuvad need kuubikud, mis on väga hea, no suhteliselt hea ikkagi resolutsiooniga graafika. Ja ma saan neid siis nii-öelda mängida, keerata, visata õhku hõljuma, nendega teha igasugu asju. See on puhas efekt, see mäng on ja seda mängid kaua mängid, aga see efekt, ta seob kokku siis selle rakenduse ja virtuaalse graafika koos selle reaalse ümbritseva keskkonna pildiga. See on efektne ja see on äge. Ja samast sarjast siis ka, kui sa juba siin muljete jagamiseks läks, eks ole, neid äppe või kuidas me ütleme, tegevust selle seadmega tegelikult on metsikult palju, et sellest võib-olla võime ka pikemalt siin veel võib-olla mõnel veel peatuda. Et mina komistasin ka ühe sellise äpi otsa, mille nimi on Immersed ja mis põhimõtteliselt on siis nagu mõeldud siukse töökeskkonnana ka seda liitreaalsust kasutama ja pean ka tunnistama, et kui see käima hakkas, seal olid väikseid tõrkeid, siis ta töötas tegelikult päris ägedalt ja selle nagu sisu on siis selline, et sul on selline virtuaalseid erinevad keskkonnad, kus sa saad siis oma asju ajada, inimestega koosolekuid pidada või tööd teha, aga see on ka seotud sinu päris kohaga nagu füüsilise arvuti ja lauaga, ehk et siis sul on sinna joonistatud, sa joonistad sinna oma laua, siis laua peal klaviatuurist saab see süsteem või nagu tarkvara siis niivõrd imepäraselt hästi aru, et minu Maci pisikene klaviatuur ilmus nagu sinna virtuaalmaailma nagu välja lõigatuna nagu väga-väga täpselt, et see ei olnud nagu mingisugune selline kole tükk klaviatuuri, vaid see oligi nagu keegi oleks pannud sinna pallmaailma sellise päris klaviatuuri, mille kohal olid siis ka näha minu päris käed, eks ole. Ja selle klaviatuuri kohal samal ajal hõljusid mingid hiiglaslikud ekraanid mul ümberringi õhus, ma sain nende suurust kõike muuta ja nende ekraanide peal kuvati minu hetkel oleva arvutipilt selles mõttes, et see sama arvuti, mis mul päriselt oli ees, selle pilt tegelikult hõljus mul seal virtuaal nagu reaalsuses ees. Ja see siis jooksiski läbi minu arvuti nendesse prillidesse, mingid imepäraseid juhtmevabu kanaleid pidi, mis ei tahtnud tõsi küll alati nii hästi töötada, kui ta võiks töötada, aga kui netikiirus oli piisav ja kõik oli hea, siis see oli tegelikult väga äge ja hiirt küll näha polnud, aga hiirt teadupärast väga palju vaadata polegi, et sa lihtsalt võtad ju selle kätte ja liigutad ja põhimõtteliselt võisid ka sinna ruumidesse siis oma nii-öelda kaaslasi kutsuda, kes siis ilmusid sinna selliste avataridena nagu ka, millest me võib-olla jõuame veel rääkida ja põhimõtteliselt said siis teha oma asju seal, need suurtel ekraanidel ja kõik see tegelikult nii kummaline kui see ei ole, aga see omamoodi töötas päris hästi, et selles mõttes ma proovisin seal reaalselt, ma samast Questis kirjutasin ka loo, oli see Jaanuari digi vist, kui ma ei eksi ja seda lugu ma suures osas kirjutasin siis see virtuaalses kohvikus istusin mingis alpimajakeses ja siis kuskil mingisuguse Prantsuse linna tänavatel, kus mängis mingisugune selline stiilne muusika ja kõik see tegelikult töötas nii hästi, et kui ma ikkagi peale mingit pool või 3 tundi ma olin nagu tõesti ühe sessiooni kirjutasin ja ma nüüd nagu peast ära võtsin, siis tundus küll, et selline, kuhu ma sattunud olen, et iseenesest see kogemus oli nagu äge, et see feeling ja kõik see, et minu tänane füüsiline nagu, kuidas ma ütlen, nagu presence või olemasolu nagu liikus sinna virtuaalmaailma. See iseenesest andis nagu vihje, et see tegelikult päriselt ka töötab, aga tuleb tunnistada, et see äpp muidugi mingil hetkel otsustas, et enam minu klaviatuuri tippimine ei kajastu virtuaalsel ekraanil ja nagu ma pidin ikkagi aeg-ajalt nagu nägema vaeva, et see kõik töötaks, aga selline pool nagu jah, aga ma ei hakka kordama, toimis. See on väga hea näide selle kohta, et kui me räägime, mis seal on uut, et need väiksed sammud sinna poole, et see Quest Pro hakkab paljastama vaikselt, mida meil oleks võimalik teha sujuvalt ja tõsi, seal on praegu vigu, aga need vihjed on juba nagu lubavad. Aga Märt, nagu sa oled kuulnud meie diletantide arvamusi, kes me oleme siin saanud oma mulje kätte. Mis sinu hinnang sellele Quest Pro üldse on, et kui palju seal on uut ja kui palju ta tegelikult on juba vana? Ja ma arvan, et see on väga hea, et te alustate nagu sellisest atraktiivsest kasutusjuhust nii-öelda inimesele, kes võib ei ole proovinud, et see oli hea algus.
kokkuvõttes jah, sellistele arendajatele ja nii-öelda inimestele, kes hoiavad lähemalt silma peal. Üks erutavamaid aspekte oli kindlasti see, et see nii-öelda siis liitreaalsus, mis sulle läbi kaamerate kuvatakse, et see on esimest korda siis nii-öelda kogu su vaatevälja suurune. Et muidu kui me teame neid eksisteerivaid igasuguseid prille, HoloLensid ja Magic Leap'id ja et sa näed nagu seda päris maailma küll, aga sa näed teda tavaliselt mingi väikese akna ja siis seal sa saad nagu digitaalset objekte näha, et see ei ole nagu siis ma ei teagi, immersive on see ingliskeelne sõna jälle, aga ühesõnaga ta ei ole siis nii kaasahaarav, kui ta võiks olla. Ja kui sul on tõesti kogu vaateväli ja sinna saad panna digitaalseid asju, et siis see on põhimõtteliselt nagu esimene platvorm, kus sa saad siis liitreaalsust nagu tema täis tuleviku uhkuses nii-öelda siis proovida. Ja neid äppe on tõesti veel on olemas, kus sa saad oma kodus mingeid zombisid lasta, kes hüppavad seal kuskilt nurga tagant välja. Neid kasutusjuhte võib mõelda, sa saad oma aknad, uksed, kõik nagu teha läbipaistvateks, seal taga võib olla ükskõik mis Mars, mis iganes, eks ju. Aga jah, et see on nagu üks suuremaid featuure ja siis teine oli see nii-öelda näo track imine siis, et on unikaameraid, mis sul silmi ja suunurki vaatavad ja enamus grimasse, mis sa siis teed, et need peegelduvad ka sinu digitaalselt kuvatud avataril. Et need mõlemad on siis huvitavad featuurid, aga mu üldine hinnang on, et tegelikult Metal on nagu, või siis Oculusel varem on, et iga peaseade on mingi konkreetse sellise eesmärgiga nagu välja tulnud ja ta on alati need täitnud, et minu arust Quest Pro, kuigi ta on äge ja kõik, ta nagu ei täida tegelikult selle tööinimese nagu kõiki neid miinimumnõudeid minu arust, et see tegelikult see päris maailma pilt, mis sa kaamerastest näed, on natukene selline jah, nagu ütlesite, pall siuke resolutsiooniga, et ta võiks olla, eks ju, parem Varjol ja millel tuli juba varem, eks ju, välja see featuur mingi paar aastat tagasi nende XR peaseadmel ja Pico 4 on nüüd ka, mis näitavad sulle otse nagu päris video feed'i, et seal on natukene teravam see pilt. Ja siis on veel, et teksti ei näe Quest Pro'l nagu nii perfektselt, põhimõtteliselt kui sa maksad 1500 või siis 1800 eurot isegi seadme eest, sa tahad nagu kõike saada juba head. Aga tundub, et seal mõned asjad on natukene veel puudu, et see ongi teksti teravus ei ole, ühesõnaga pilt ei ole nii terav, et sa päriselt näeksid teksti lugeda nagu igast kaugusest, nii nagu sa päris maailmas ootad. Ja seal on veel, sa ei saa nagu ühe käega hästi ära võtta seda seadet peast, et ta rõhub sul ninale, et on suht raske ka, ta on nüüd 722 grammi vist, et muidu nad on 500 ringis olnud. Ja seal on nagu mitu sellist, jah, need on nagu minu jaoks suurimad ebamugavused ja kindlasti tarkvara on kõvasti paremas seisus kui nende suur konkurent Pico. Ja üldiselt ka, ma loodan, et nagu tarkvaraga parandataksegi paljud need sellised konarused, mis praegu on. Et näiteks see Horizon Workroom, mis on siis see Meta loodud koos töötamise äpp, põhimõtteliselt sarnane oma sisul nagu selle Immersiga, millest Glen rääkis just. Et seal sa saad oma nägu, see on vist esimene äpp, kus see näo trackimine kõik nagu töötab, nii saad oma avatari vaadata, ei ole lahe. Aga sinna ühinemine näiteks sellega on või selline, ühesõnaga kõik ei ole nii sujuv, kui võiks olla veel, et seal mõtled, et kuidas see Facebook on sotsiaalne firma nagu, et kõik peaks käima nii, et üks link ja ma olen sees, aga ei, seal peab ikka jaurama nagu päris palju igaste kutsete ja asjadega. Aga see kõik on parandatav aja jooksul, et peamiselt see peaseade on väljas minu arust. Aga üks kommentaar kohe sinu kommentaarile ja küsimus ka. Kommentaar esiteks see, et mis on väga kihvt minu arvates on see, kuidas ma ütlen, mitte üksiku rakendus, aga mul tundub, et see on see operatsiooni taseme tugi siis selle video, pildi ja virtuaalreaalsuse liitmiseks. Ma toon näite selle kohta. Mõni mäng või rakendus, kus sa oled siis puhtalt virtuaalses keskkonnas, mingis toas või maailmas või mis iganes. Ja seisad oma toas päriselt ja siis näiteks keegi möödub sinu juurest väga lähedalt, läheb sinust mööda. Siis tema selline 3-mõõtmeline siluett või mingisugune skelett kuvatakse sulle sinna virtuaalsesse, olgu see alpimaja või tuba või mis iganes, et ta ilmub sinna. Ja see ei ole mitte selle mängu või selle rakenduse siis funktsionaalsus, vaid see on selle seadme opsüsteemi tasemel, et mul korraks tuleb üks vaim reaalsusest, kes läheb must liiga lähedalt mööda, mis jääb sinna mu nägemusulatusse, millel on väga just hea kasutaja kogemuse nagu ülesanne, et ma ei lööks talle pihta näiteks selle inimesele, kes läheb minu elutoas minust mööda. Et see, need maailmad, ma tahaks öelda, et see mingi
Disco Elysiumi järg VR-is või mõne ägeda sellise ägeda fantaasiaga loova mängule on väga hea vundament sellest, kuidas sul nagu virtuaalsus ja reaalsus niimoodi väga huvitavalt käivad käsikäes. Aga küsimus oli mul ka ja mina ka ei jõudnud ausalt Horizon Workroomsi proovimiseks, mis on Mark Zuckerbergi suur unistus. Ja ta tahab meile öelda, et ta istub seal kogu aeg ja teeb tööd seal. Kas sa, Märt, proovisid seal kellegiga koos tööd teha? Kuidas töötasid need sissepoole vaatavad kaamerad, kui sa naeratasid, kas teine inimene nägi, kas sa nägid teisi inimesi neid näomiimikat usutavalt või mis mulje sul selle kohta oli? Need avatarid jah, proovisime küll, me oleme 3 inimesega. Need avatarid on natuke multikalikud, et kui sa seal oma huuli torru ja igast nägusid, et see on suht naljakas. Aga ta töötab ja ta on tõesti usutav ja selle sa harjudki nagu ära suht ruttu sellega, kuna see on nagu päris elu, eks ju. Et pigem sa näed neid vigu lihtsamini, kuna see päris elu on nagu see standard. Workroom ise on hea sellisteks grupi, ma ei tea, vaatad presentatsiooni ja räägid nagu, grupi meetingud, ma arvan üks asi, et kui kõik nagu selle omandavad siis selle kas peaseadme ja selle tehnoloogia, kuidas seal olla. Et siis olla ühes ruumis tõesti teistega koos, et siis videokõnest, eks ju, videokõnedes esinevad sellised, kas mina räägin, et sina räägid, et üksteise katkestamised väikse viivituse tõttu, et need kuidagi näivad seal loomulikumad, ilmselt kehakeele ja selle positsioneeritud hääle tõttu. Jah, et ma ei saa ka öelda, et ma nüüd seal tihti käin tööd tegemas, aga ma arvan, et seal on hea teha selliseid, mis iganes, et kui seal on mingi investeerimisfond, näiteks nad saavad näidata oma presentatsiooni ja teha nagu sellise tunniajase miitingu, et see mingid sellised kasutusjuhud töötavad juba täna väga hästi. Aga jah, see ei ole, ma arvan, see on koht, kus sa lähed mingi kindlaid asju tegema, mitte see, et sa istud seal kogu aeg. No eks see on täna võib-olla üldse, kui hüpata sellise laiemale eksistentsiaalsele tasandile, ongi see, et kas sellist tehniliselt ägedate lahenduste ebamugavused kaaluvad üles tema plussid või tähendab vastupidi, kas plussid kaaluvad üles ebamugavused ehk et see mulle nagu natuke, ma tooksin paralleeli, mitte et ma ei tahaks, et see nüüd niimoodi ka lõpeb, just nagu omaaegselt 3D teleritega, kus mingil hetkel tundus, et see on õudselt kihvt, et teleekraanid hüppavad mingisugused tüübid sulle tuppa ja lähevad tagasi. Aga tegelikult see prillidega jahmerdamine, kõik see asi ei meeldinud inimesele ja need täna seda enam ei ole. Et praegu ongi natuke see sama koht, et see need virtuaalreaalsusseadmed ka nagu kogu aeg nagu trügivad selle ukse taga, aga küsimus on selles, et kas me ikkagi, et kas meie jaoks on sellisel tehnoloogilisel lahendusel põhinev platvorm piisav, et ma vahetaksin oma segamini lumise mingisuguse aknavaate siis selle Kariibi mere kohviku vastu, kui see on minu jaoks tülikas, alati ei tööta ja nii edasi, et muidugi kas ütleme praegu seda saadet me ju salvestame nii, et me ei istu enam kõik teineteisega üle laua, vaid hoopis erinevates kohtades, vaatame ka läbi ekraani, kui seda kõike me saaks teha, nii et me paneme need prillid hopsti pähe ja see töötab ja meie avatarid siin naerataks ja grimassitaks, oleks see ju teistpidi nagu äge, et pigem minu selline heietus ongi selline filosoofiline, et kummale poole see nagu pall veerema hakkaks, et kas see juhtub või mitte, eks ole. Mul on siin kohe 2 kommentaari. Üks on see, et see Meta Connect, mis on siis nende iga-aastane üritus, et seal sellel aastal tehti seda siis nende Horizoni platvormil, mis tähendab, et inimesed, näiteks John Carmack, tuntud programmeerija, eks ju, nende selline pool vist CTO rollisel olev legend, et tema rääkis läbi oma avatari ja seda on suht igav vaadata avatari tund aega, sest ta väga ei liigu ja ta nagu midagi ei tee ja siis juttu tuleb, et ja samas, kui sa vaatad inimest, siis see miimika ja seal on nagu märksa rohkem nagu sellist jälgimisrõõmu, eks ju. Et see on nagu üks selline kiire paralleelsus, et sellepärast ma arvan, et näojälgimiskaamerad ja asjad püüavad ka nagu järgi jõuda, et oleks ka avatari sama huvitav vaadata. Või siis paljusi avatare, aga põhiline selline suurem kommentaar on jah, et kui me vaatame üks mängukonsoole näiteks, et see on täiesti kindel, et nagu VR-is kogu mängude ökosüsteem on väga hästi käima läinud, et seal on väga huvitavaid asju, mis tuleb välja, innovatsioon on väga kõva, nagu müüakse palju, ma arvan, et sellest jõulust saab veel üks ägedam selline boost nagu Questi ökosüsteemile. Et kas need jäävad nagu need peaseadmed selliste kindlate kasutusjuhtede jaoks, ehk siis neid saab olla võib-olla mingi mõni 100 miljonit maailmas. Või siis teine on see, et millal nad jõuavad sinna, et nad hakkavad nagu rohkem kasutusjuhte ja siis
juba kasutuses olevaid seadmeid asendama. Et no ilmselt see on nagu suht selline, et need liitreaalsuse prillid, mis on sul sama kerged kui päris prillid ja millest sa näed igasugu ägedaid asju ja mis töötavad nagu veatult. Et need kunagi nagu nutitelefone, ma ei tea, kas asendavad või vähemalt saavad väga oluliseks lisa selliseks gadgetiks, et see tundub olevat ka nagu selline, mis see foregone conclusion on eesti keeles, no et kõik juba nõustuvad sellega, aga ka selleni läheb lihtsalt aega mingi 5-10 aastat, et see tehnoloogia sinna kokku pakkida, aga mis nagu täpselt VR-prillidest saab, et igasuguseks treeninguteks, mängudeks nagu paljudeks asjadeks on ta tõesti parim, aga jah, et see peab olema nagu fokusseeritud igasuguseks disainiks, koostööks, meetinguteks, eks ju. No, et ongi, kuhu see sobitub täpselt. Aga ma tegelikult tahaks veel mitut teemat siit nagu lisaks küsida, aga ma tahaks selle Quest Pro võib-olla seadmele sükse hinnangu andmiseks teilt veel lõpphinnangut saada. Minu jaoks oli see selline, ma tahan enda oma kõigepealt jagada, et mul oli see Quest Pro lauanurgal. Muide, väga kihvt ergonoomika on kogu see juhtmevabadus on tehtud väga mõnusaks. Mis tähendab, et see näiteks laadimisdokk nende käes hoitavate pultide ja asjade jaoks on lihtsalt töötab. Et siuke ma ütleksin nii-öelda Apple'i tasemel disain, et väga mõnus. Ehk siis ta on selline seade, mis on kodus lauanurgal ja ma lihtsalt nüüd fantaseerin natuke, aga ütleme, et keskmisel Eesti perel oleks, kui sa õhtul tuled koju, sul on telekas ja kanal 2 või ETV, sul on arvuti, kus sa mängid midagi või mängukonsool, sul on telefon, kus sa scrollid lõputult sotsiaalmeediat ja siis sul on valikus laua pealt võtta see asi panna pähe, siis see on vägagi konkureeriv meelelahutus, digitaalne meelelahutus. Mis jällegi ei tõlgendu kahjuks selleks, et 1500 € oleks mõistlik maksta selle eest, aga kui mul on see lauanurgal, siis ta on väga kihvt ja ma meeledi lähen ja viskan oma elutoas neid kuubikuid ja lahendan puslesid või vaatan muid toredaid asju. Aga minu jaoks lõppkokkuvõte on see, et üks asi on hind, millest me rääkisime juba, teiseks 700 grammi ja see on ikkagi see üle poole tunni nagu seda asja ei kanna ja see on palju ja vana hea, ma tahan veel seda ära mainida veel ühe mängu, mis ei üllata kedagi, aga Beat Saber, see on super asi, spordiklubid. Beat Saber on, mul on ka neid erinevaid peakomplekte olnud ja viimane oli Quest 2 siin päris mitu aastat tagasi, no kohe kui ta välja tuli, siis ma soetasin selle. Ja Beat Saber oli täielik killer application. See on super, killer app. Aga rohkem neid tol hetkel ka ei olnud, eks ja see on ka see põhjus, see on üks põhjus, miks see Quest 2 jäi nii-öelda sahtlisse ja lõpuks leiti uue omaniku. Ja teine põhjus oli see, et minu kodus tol hetkel ei olnud füüsiliselt ruumi. et see ikkagi vajab enda ümber, kui ma sama laua taga istun ja osalen koosolekul, see ei vaja ruumi, aga Beat Saber vajab enda ümber füüsilist ruumi. Ma arvan, siuke päris hea mitu ruutmeetrit tühjust, eks ole, et sa ei löö vastu telekat ja lillepotti ja kõike seda. Ja mul oli raske leida seda ruumi, kuigi mu korter on 100 ruutmeetri suurune. Ja aga minul ei ole seda Quest 2 kogemust, ma tahangi teada, et kas Quest Pro'l on väga mõnus jällegi selle väliste kaamerate abil, ta annab sulle alati märku, kui ma hakkan minema liiga lähedale mingile seinale või objektile, siis ta ilmub minu virtuaalsusesse see sein või see diivan. Ja Quest 2 sai joonistada ise kõigepealt põrandale sellise mänguvälja ja siis ta sai aru, kas sa oled seal mänguvälja sees või ei ole. Aga ma tahtsin Märdi käest küsida, et vaata mõnes mõttes see VR-i revolutsioon on siin nüüd küll, ma ei tea, 10 aastat tulnud, eks. Kunas see esimene Oculus tuli? See oli 10 aastat tagasi. No need suured juhtmega tulid küll, väga ammu. Aga 16-17 läks tõsisemaks. Et ta on nagu vaikselt küpsenud ja osaliselt on nagu juhtunud see, mis alati juhtub selliste uute tehnoloogiatega, et inimesed kogunevad kokku ja hakkavad arvama, et see asendab nüüd absoluutselt kõik asjad ära. Et me hakkamegi seda VR-i kasutama mängimiseks ja töötamiseks ja koosolekute tegemiseks ja õppimiseks ja meelelahutuseks ja reisimiseks võib-olla isegi, eks. No ma ei tea, ükskõik milleks. Ja mitte kunagi tavaliselt nagu kunagi niimoodi ei lähe. Meil on siin minevikust näide nimega nutitelefon, millega väga paljuski läks nii, et ta asendas ikka hästi palju asju ära, eks. Kui me vaatame, ma ei tea, MP3 mängijad ja kaamerad ja rahakotid ja võtmed ja ma ei tea, mis iganes, eks ole. Märkmikud ja terve poodide kaup paletid jäid tühjaks, sest ei olnud mõtet enam müüa. Mis sa, Märt, arvad, kui vaatad seda VR-i liikumist, et Zuckerberg tahab, et ta asendaks nagu töötegemisarvutit isegi. Ma kuulsin seal, et miks ta nii palju maksab, see Pro, aga siis see üks väiteid oli, et aga kuule, vaata palju su tööarvuti maksab, et see maksab sama palju.
et mis sa virised siis arvuti eest käid 2000 välja või 1500 on ju või rohkemgi. Ja nüüd siis selle seadmest ei või käia või et miks ei või. Et Zuckerberg nagu tahab temast nagu tööriista teha, mängimine on kindlasti üks variant. Kas sulle tundub, Märt, et me oleme selles lõksus praegu, et me ootame temast nagu kõike liiga palju? Või kui oleme, et siis mis temast nagu tegelikult päriselt saada võib? Või me oleme õigel teel, et sa ütled, et aga ta asendabki kõik ära? Ma arvan, et praegu kindlasti ei asenda ja ma arvan, et see on kindlasti esimene versioon ka, et see on põhimõtteliselt selline tooteliinide nii-öelda seadistamine siis, et nagu sul on eks ju MacBook, mis on pro tasemel, saad siis igast kõrge resolutsiooniga filme monteerida ja nii edasi. Ja siis sul on siuke tavakasutaja Air, mis on võib-olla lahjam, kuigi nad täna on ka nii võimsaks läinud, et saab peaaegu kõike teha, aga ilmselt püüavad teha sellist sarnast mudelit. Noh, kas või Tesladel on, eks ju, et on nii-öelda pro sedaan ja siis sul on siuke tavaline sedaan. Et see tundub olevat selline mudel, millest ka tarbijad aru saavad. Ma arvan jah, et see ongi selline koht, et muidugi tahetakse, et selle saaks ka kohe tööriist ja ma arvan, et see tegelikult pikas perspektiivis siiski saab, et niipea kui monitoridest saab nii-öelda lahti. Ja sa saad seda päriselt 8 tundi päevas peas hoida või 4 või 2 või mis iganes, aga et kui sa seda teed, siis sa oled, eks ju, nii-öelda arvuti sees ja kõik juhtub palju kiiremini. Seetõttu, et siis see on seda väärt, aga ma ei arva, et see peaks nagu kogu aeg peas olema, et see võib-olla ongi selline huvitav nii-öelda erinevus, et mingit kella ja tavalisi prille ja telefon on sul ka taskus. No tegelikult vist telefon ka liigub ringi sul nagu taskus, laua peal, paned kuskile nii-öelda hoidja peale. Et see kasutus, ma ei tea, mis see täpselt õige sõna on, aga need kasutusjuhud nagu on ilmselt natukene teistmoodi kui praeguselt seadetel. Aga ma arvan, et ta ongi selline oma nagu uus asi, mis leiab nagu kindlad kasutused. No kui Hans nüüd siin ennem just tõmbas oma muljid kokku sellest Prost, et ma võib-olla selle teemaga ka veel just peatuks korraks selle Quest Pro peal, et selle nagu suurim probleem võib-olla minu jaoks on ka hetkel ja ilmselt ka tegelikult paljude jaoks, et need inimesed, kellele see VR-indus nagu meeldis ja kellel võib-olla see Quest ja Quest 2 päris riiulisse pole jäänud, olgu, et ka pean tunnistama, et sarnaselt Henrikuga oli minu Quest, mis ka jäi riiulisse, mille ma nüüd võtsin riiulist välja, sest kahjuks ta ei olnud uut omanikku leidnud ja just võrdlesin. Ehk et need inimesed tegelikult ikkagi, nad ootasid seda Quest 3 väga, nad nagu tahtsid sellist paremat järglast Questile, millel oleks siis kas parem resolutsioon või füüsilised omadused või mis iganes, ühesõnaga, et tuleks midagi ägedamat. Ja kuna see Pro nüüd justkui tuli, siis tegelikult kiputakse seda võtmagi või isegi võtad, et lõpuks midagi tuli, et kas see on nüüd ägedam, aga esiteks ta maksab 4 korda rohkem. See juba tundub nagu, et mis mõttes, eks ole, ja selles mõttes, kui ma nüüd olengi selline Beat Saberi mängija ja panen selle Quest Pro mulle pähe, siis ma tegelikult avastan, et põhimõtteliselt minu mängukogemus tegelikult eriti ei muutu ja võib-olla ei muutu üldse positiivses suunas, sest näiteks Quest 2 oli selline, mis oli ikkagi püsis ees niimoodi, et oligi sellise maskina, ta toetus sinu näo peale ka alt, siis Quest Pro on tegelikult selline, mille toetuspunkt eestpoolt on ainult sinu laup, ehk et ta on nagu prillid, sellest su vaateväli on külje pealt avaram, sa võid isegi seal mingit kohvi või muu joogi lonksu omale manustada, sest ta ei ole alt nii-öelda, ei ole nagu kinni, et sa näed sealt ka alla vaadata nende prillide alt, kui sa tahad. Aga kui sa hakkad seal ringi hüppama mööda tuba ja möllama, siis ta tegelikult on üsna raske ja ta ei püsi nagu sugugi nii hästi peas, kui see tuukrimaski meenutavad Quest ja Quest 2. Ehk et natuke ongi selle seadmega nagu see probleem hetkel, et teda taheti nagu mingiks tööriistaks nagu turundada, aga ilmselgelt tööriistaks ta veel täna päris hästi ei sobi ja need, kes tahtsid siis temast sellist ägedamat mängumasinat, need on ka nagu pettunud natukene, sest olgu, et ta ei ole selleks mõeldud, aga ikkagi, kuna ta on sama toote kategooria uus tuli ja siis paratamatult sa justkui eeldad, et 1500 euro eest sa pead ju saama ikkagi midagi väga ägedat. Ja seda nagu täna sellest seadmest ei tule, mis ei tähenda sugugi, et see Questi opsüsteem ja kõik see sisu, mis seal on, seda on tõesti massiivselt ja see ongi äge, kui sa sellega tegeled. Aga Glenn, pettunud on, hästi paljud ongi nagu pettunud. Võib-olla peaks Märdi käest natuke seda uurima, et kas Märt on ka pettunud, aga selline laiem pettumise foon kogu selles VR-induses, tundub on 2022 üks märksõna, et nagu Zuckerberg on sellesse pikalt uskunud, eks ole, ja ma ei tea mitmeid miljardeid või 10 miljardeid sinna matnud ja tohutult rahvast palganud ja arendanud ja ehitanud ja isegi John Carmacki
palganud, eks täielik tarkvaravõlur, et kui keegi üldse, siis tema peaks saama need asjad nagu jooksma. Ja seesama John Carmack ise oma selles kõnes oli ka nagu pettunud või no vähemasti kuidagi suhteliselt kriitiline selle protsessi või oleviku suhtes, et see on ikka nagu keeruline, testijad on ka nagu pettunud, et on kallis ja ei ole nagu arenenud ja et Märt, kas me oleme nagu vastu mingit seina natukene sõitnud, et kas praegu on ees mingi, et me oleme nagu madalamad viljad ära noppinud, on ju, et me oleme nüüd jõudnud siia, kus me oleme ja nüüd meil on see probleem, et okei, tarkvara saab teha sujuvamaks, aga fundamentaalselt tänase tehnoloogia juures, kui me teeme seadme võimsamaks, läheb ta raskemaks ja kuumemaks, kui me teeme seadme kergemaks ja jahedamaks, on ta samasuguse jõudlusega nagu kõik nad enne olid, et me ei saa nagu kännu tagant liikuma või see on vale mulje? Ma arvan jah, et see on selline pikem hetkeline madalseis, et ma olen ikka uskuja pikemas perspektiivis. Et põhimõtteliselt on ise öelnud intervjuudes ka, et Pro seadmel tulevad siis nagu need uued featuurid välja, siis on nii-öelda siis mis see trickle down on eesti keeles. Vaikselt filtreeruvad siis. Filtreeruvad jah, sellistele tavaturu, sellele tavalisele Questile. Et see on nende selline lähenemine nüüd tulevikus. Ma arvan, et ma tahaks loota vähemalt, et kuna need esimesed 3 peaseadet ikka suht pihta said või 3-4, et siis nad suudavad seda ka nüüd teha, et järgmine versioon siis Quest Prost paari aasta pärast on nii-öelda parandab need vead, et saame korraliku ekraani, saame selle visiiri võib-olla eest ära korra tõsta, tagasi panna, saame kergema seadme. Ja nii, ja puldid muide on nii head ja töötavad ka nüüd Quest 2-ga tagasi ulatuvalt, seda ma pean ütlema, et pultidel on oma aju ja nad ise oskavad ennast ruumis nagu näha. Ei sõltu enam peaseadmest. Ja et mis ma siin ikka niimoodi oskan muidu arvata, et ma arvan, et pikemas perspektiivis ma loodan, Quest 3 peaks tulema järgmine aasta, eks ju. Nad peavad siis ka nagu, see on natuke konsoolidele sarnaselt, et sa pead hoidma seda ühilduvust eelmise generatsiooni asjadega ja ilmselt Quest 1 toetavus siis juba kaob täiesti ära. Et nad ei saagi nagu iga aasta uut seadet välja lasta, et see ilmselt toimus nagu alguses, et nüüd et selline 2-3 aasta. No, aga siin võib-olla ma küsiks ka need, kas sul on ka äkki mingit siseinfot või sa vähemalt oskad selle baasil siin kuidagi spekuleerida, et kui täna see Quest Pro ikkagi oma selliselt resolutsioonilt ja selliselt VR-i renderdamiselt, põhimõtteliselt on ikkagi Quest 2, ütleme ausalt, et kõik need mängud ja kõik näevad välja samasugused, et kas see Quest 3 siis nüüd ikkagi võiks olla nagu väärt ootamist, kas see siis on omamoodi parem kui see Pro siis selles osas või? Hea küsimus. Ma tegelikult seda et põhimõtteliselt üks suur innovatsioon, mis pidi tulema on nii-öelda need pannkoogi läätsed, et see pilt on kuidagi seal põrgatatud edasi-tagasi rohkem kordi, et siis sa ei pea tegema nii laia läätsisi. Aga see nagu, ma seda seadet vaatan ja võrdlen Quest 2-ga, siis see ei tundu nagu nii palju õhem, võib-olla veidi on. Ei jah, selles mõttes sul on õigus, et füüsilistest mõõtudelt see edasiminek selgelt on, aga ma just mõtlesingi nagu sellist seda nagu pildilist kogemust, et see vaateväli ikkagi, ta on küll natuke laiem, aga ta ei ole veel kaugeltki nii lai, et nagu me siin see sõna oli immersed või mis iganes, et me ütleme, et nagu silmanurgast pigem, sellel Prool muide ongi kaasas ju komplektis sellised kummist silmaklapid, et sa võid nad panna oma sinna servadesse ette, kui sind segab see päris maailm. Teistpidi, kui sa nad servadest ära võtad, siis sa näed ka seda, kuidas eesti keeles sõna on perifeerset maailma või seda, mida sa siis otse vaadates ei näe, mis mõnes mõttes isegi lisab nagu sellist võib-olla autentsust natukene, et sul ei ole nagu seda tunnet, et sa vaatad läbi sellise kitsa maski, aga veel ägedam oleks loomulikult, kui ka see perifeerne pilt oleks siis juba virtuaalne, ehk need prillid peaks olema nii palju katma sinu silmi ekraaniga, et sellist kitsast efekti üldse ei tuleks, sest et vaatevälja nurgad seal praegu on ju kusagil 100 pluss kraadi umbes, eks ole, mis ikkagi on tunduvalt vähem, kui inimene tegelikult nii-öelda hoomab pilguga, eks ole. Jah, seda küll, jah. Ma ise ei ole ka nende kummijünnide suur fänn seal silmanurgas, et minu arust, ma ei tea, see ei anna nii palju juurde. No jah, mõned on selle koha pigem tahaks, et ma saaksin kiiresti üles tõsta need prillid või kuidagi kas või see ninaaugust, mis sa Quest 2 välja nägid, et see on nagu minu arust kasulikum. Et sa pead tihti, sa isegi tänapäeval emaili checkida veeris põhimõtteliselt normaalselt või mis iganes telefoni sõnumid vaadata, sest eks ju Android ja Apple ei lase nagu väga metal.
et sa tahad nagu päris maailmaga väga tihti tegelikult ühenduses olla, edasi-tagasi põrkuda. aga sa oled selles retro režiimis kogu aeg, selles PAL TV-s vaatad seda. ja sealt sa ei näe, kas sa vaatad mobiiliekraani, sa näed mingit hägu, eks ju, et selles, no need on kõik asjad minust, mis võiks korda teha järgmiseks versiooniks, jah. no tähendab, aga muidugi eks siin jääb ka ikkagi natukene see küsimus ka, et me nagu võib-olla takerdume sellesse tehnoloogilisesse detailsusesse, aga kui ma nagu mõtlen nüüd niipidi, et see sama Quest 2 nüüd oleks nagu mingi klaar selge pildiga näiteks ja meil ei oleks palli seal ja kõik see nagu tehnoloogiliselt oleks jube äge. Minu arust jääb ikka see sama küsimus, et kas ma ikkagi tahaks jännata nendega. Ei, okei, aga kui sa nüüd mängid seda fantaasiamängu, et me saame need tehnoloogilised piirangud eemaldada, siis ma võin sulle lubada, Glen. Need virtuaalreaalsus ja liitreaalsus võtavad üle telefonid ja see on see viis, kuidas me suhtleme arvutitega, punkt. Ma olen selles 100% veendunud, ma lihtsalt ei tea, mitme aastakümne pärast see juhtub. Mind häirib praegu on, akud on rasked, tähendab energiatarve on suur, ekraanid on kehva resolutsiooniga, kaamera on kehva resolutsiooniga. Kui me saaksime energiatarve 10 korda väiksemaks, akud kergemaks, ekraanid paremaks, ma kannan nagu prillidena neid, noh, see juhtub võib-olla aastal 2050 või 70, aga see on see viis, mis on loomulik, me silmadega lihtsalt tarbime ja miks mitte kanda seda endaga kaasas. Et kui me mängime seda mängu, et me saaks tehnilised piirangud kaotada, siis just muidugi noh. Ma tahaks jagada tegelikult sinu optimismi, eks ole, aga lihtsalt vaadates nagu ajaloos tagasi on läinud nagu nii ja naapidi, et selles mõttes ongi see nii kummaline, et olgu, et meil on täna sellised ägedad ja suured telefonid, ikkagi me toksime seal sõnumeid, mitte ei helista, mitte ei tee videokõnet, sest nagu on uuringud näidanud, hoopis nooremad inimesed kardavad hoopis helistada tänapäeval. Rääkimata videopildi edastamisest on ju, et teistpidi jälle mõned just nimelt võib-olla seda teevad. Ehk et inimese loomuses on mingisugused sellised kummalised kiiksud psühholoogiliselt, mis jäävad kinni ja nad jäävadki sinna kinni ja kui me oskame nagu nende kiiksude baasil teha asju ja neile hoogu anda, et noh, niisugused triviaalsed näited võiks ju tuua küll ja küll, noh kas või omal ajal, kui tuli iPod ja MP3 tegi revolutsiooni, siis arendasid ju Sony ja Philips nagu tehnoloogiat nagu super audio CD, sest kõigile tundus, et inimestel on vaja veel ägedamat kvaliteetset plaati ja muusikat, kui seda pakub CD, aga näed, see ei läinud nii, sest inimesed kuulasid hoopis mingit kehvema resolutsiooniga asja ja hakkasid seda hullu pööra palju tarbima, sest see tarbimine oli mugav. Et praegu nagu nende prillidega on natuke see pool, et me ka räägime just, et me tahaks veel kvaliteeti ja me tahaks paremat pilti, aga me ei lahenda seda, et need prillid oleks mugavad. Ma siis tahangi öelda, et tuleme tagasi tänasesse päeva, siis võib-olla me peaks ära unustama selle Mark Zuckerbergi jutu, et me hakkame tööd tegema. Ja Märt, sul on võimalus vastu vaielda, aga ma ütlen, et kuulsite, mis Henriku tähelepanu äratas nagu Beat Saber on ju, ikkagi meelelahutusmängud. See on väga õige point. Ja mis on kevadel? Kas meil tuleb järgmine kevad, tuleb äkki kõige parema läbimüügiga VR-seade üldse või mitte? Ja ma räägin PS VR 2-st. Aga räägime veel ühest seadmest, mis mul on siin mõttes olnud pärast Glenni minu arvates väga õiget mõtteavaldust, et see mugavus, noh see selline vajuta ühte nuppu ja hakkab tööle on ju, et see on tähtis. Kuskil ümber nurga on Apple'i peaseade. Märt, kas sa oskad kuidagi hinnata või vähemasti teoretiseerida, mis on tänase, ütleme, turuolukorra ja tehnilise võimekuse juures või tehniliste võimaluste juures, mida üldse Apple saaks nagu teha, kui ta oma seadme välja toob? Mis seal saaks olla kuidagi märgatavalt parem? No, need mu arvamused, ma arvan, sama targad, kui siin lugeda mingeid juhtivaid lekituste poste. Ta on järelikult väga targad, minul ei ole isegi neid, nii et räägi. Jaa, meie ei tea neist. Et ta on nii midagi üle 2-3 tuhande vahel. Vaata, mis see veel lubatud, et tal on samamoodi see liitreaalsus läbi kaamerate ja siis nagu tavaline virtuaalreaalsus. Noh, samamoodi, et metaseadmetel saad tegelikult koputada lihtsalt oma peaseadme selle rihma kõrvale ja siis ta nagu vahetab sellest, näitab see nüüd päris maailma läbi kaamerate või siis näitab digitaalset maailma. Et ilmselt mingi selline funktsioon, siis on neil oma operatsioonisüsteem, mida ka pikalt nagu see vist nimetati ümber just, ma ei mäleta, enne oli Reality OS ja nüüd on ta midagi muud. MiOS oli äkki või, ma ei mäleta, mingi selline jah. Tongi, ma arvan, põhimõtteliselt ma ise arvasin, et võiksid teha sellist Apple TV-d ja näidata nagu lasta sulle ekraanide asendamisest ja see killer äpp, aga ma ausalt ei ole kindel. Ega ma saan isegi aru, et inimesed, kes töötavad Apple'i jaoks nagu ei tea seda suurt pilti, et nad kõik töötavad oma komponendiga ja siis tuleb lõpuks pannakse midagi kokku. Et siuke
et keegi kuskil Need teab, no aga kui me basis. mõtleme, vaata Apple mänguturul, no Apple on selline naljakas firma, et ühest küljest me saame täiesti tõeselt öelda, et Apple ei ole mänguturul nagu mingi eriline tegija, teisest küljest teatud tüüpi mängude turul, ehk need toksi ühe näpuga vastu ekraani on ju, ja maksa iga leveli eest või mingite asjade eest seal 0,99, ehk need väga casual mängud, seal on Apple väga suur tegija. Aga casual mängu klient muidugi ei lähe seda peaseadet ostma, et mängud nagu ei tundu olevat see, millega Apple võiks suuresti välja tulla, me mine tea, aga mis siis üle jääb, kas siis jääbki üle ikkagi, ma ei tea, filmide vaatamine, aga miks peaks filmi selle kopsikuga vaatama või jääb üle siis mingid videokõned, kommunikatsioon, et mis saab olla see, millega Apple nagu tuleb seda vau-efekti tegema, et mille jaoks see seade on? Hea küsimus, ilmselt mingid kogemused, mida Apple suudab paremini siis integreerida oma muu ökosüsteemiga. Et ilmselt mingi fitnessi asi võib-olla, kui ta on nagu piisavalt kerge, et ta peas on, sest Apple Fitness on viimasel käima läinud kõvasti. No võib-olla Memoji toe on ehitanud Apple väga tugevalt sisse, mida keegi väga ei huvita oma sõnumitel või saatmisel või no see on lihtsalt nalja asi, aga mis on see, et mul on 3-mõõtmeline koer, kes siis lehvitab kõrvu, kui ma lehvitan oma pead, ehk siis nad nagu track ivad mind. Ehk no mingisugused selle sotsiaalsete äppide sellist vundamenti nad on ladunud. Ja muidugi, mida saaks seal kindlasti ka täiustada, mis muidugi puhas tehnoloogiline jällegi valdkond, ongi võib-olla see kasutuskogemus, mugavused, ikkagi täna on Quest Pro'l puldid, tõsi küll nüüd nad juba ka Quest 2 tegelikult ja ka 1, aga Pro kõige paremini ju trackib, jälgib sinu käsi, aga see sinu käemärkidega ja kätega vehkimine on ikka nagu pehmelt öeldes konarlik, olgugi, et ta neid käsi sinna joonistab ja kõike teeb, aga sa pead olema nagu kannatlik, et kui selle koha peal ka ikkagi tehnoloogiliselt oleks selline hästi ladus nagu süsteem, noh tõesti, et ma tõstan selle käe sinna ette ja ma ei tea, vehin rusikaga või näita mingid näppe, et see kõik kohe töötab ilma nagu kordusteta ja ilma sellise püüdliku žestikuleerimiseta, siis võib-olla selle kasutajaliide selle annaks ka mingisuguse asja juurde, selline just selle kasutusmugavuse, siukse lihtsuse nagu pool, et sest et seal alati jääb see probleem, eks ole, et kui sa teed virtuaalses maailmas midagi, millele füüsilist vastet ei ole, tundub see kuidagi halb, et samamoodi nagu võiks ju arvata, et kui meil on ammu ju puuteekraanid olemas ja mingid liikumissensorid, et miks me siis ei vehi ekraani ees kätega, et miks me selle hiirega nikerdame, mis on eelmise sajandi toodang, sest et see on füüsiline. Kätega vehkida oma iPadi peal, sina oled olnud meist siin kogu seltskonnast ainuki, kes on iPadiga tööriistaks pidanud. Aga ma isegi nagu pidasin silmas just nimelt kätega nagu vehkimist, mitte ekraani puudutamist, vaid just sellist nagu õhus viiplemist, mis tunduks kuidagi jube äge, aga tegelikult see ei ole äge, sest me tahame tegelikult katsuda ja tunda ja siis meile annab see füüsilise asja liikumine, selle füüsilise tagasiside, mida on nende prillidega nagu raske isegi nagu välja mõelda, kuidas seda võiks olla hea teha, sest et seda füüsilist vastet ju sealt ei tule, eks ole, et noh, pult annab sulle küll, puldis on seal sees ka muideks mootorid, mis siis teevad tsõk-tsõk ja igasuguseid siukseid nagu teatavaid tagasisidesid, kui sa seal, ma ei tea, pingsi pallile lööd pihta või noh, mis iganes, aga see on ka see külg, mida lahendada ei ole nagu lihtne, et me nagu lahendame seda, et me visuaalselt maailma suudame üle kanda, aga inimesed ka tunnetavad palju asju, et see on nagu natuke see koht, kus mulle tundub ka nagu siin Henrik just mainis ka, et nagu on siuke nagu tehnoloogiline selline nähtamatu barjäär hakkab nagu ette tulema, et mida me saaks teha, et see mugavus ja kõik see lükkaks selle nagu palli ikkagi veerema, sest et muide mängudest rääkides ma ütleks küll, et see pool, et see mängude pool ongi hästi oluline ja see ongi see natuke seesama asi, miks ka võib-olla ongi see pettumus tulnud selle seadme osas, sest et mängumaailmal ei anna ju see Pro nagu suurt midagi juurde, et mitte öelda vastupidi. Aga tegelikult see mängude külg tõesti, et kes te võib-olla seda saadet kuulate ja ei ole seda VR mänge vaadanud, siis ka täna isegi Quest 2, kui selle väga odava hinnaga saab ja kui te näete, et teil on toas nii palju ruumi, et vehkida virtuaalsete reketite või mõõkadega, siis see on ülikihvt kogemus tegelikult, et seal personaalselt ma näen küll selle koha peal nagu väga suurt turgu olevat, et sa võtad selle asemel, et minnagi kuskile jõusaali, võtad omal mingi toanurga või saali ja paned need pähe ja mölla ennast seal segi, eks ole, et see on tegelikult äge valdkond, kui seda nagu tõesti ka
just nimelt see on siis jõulukingi soovitus on see, ma saan aru, Quest 2. jõulukingi soovitus muide kasutatud Quest 2, ma vaatasin siin praegu huvi pärast, minu ümber on hinnad ükskord 260-270 selle raha eest väga. Kui palju? 260-270 karbis ja näeb täitsa kena välja. Ja kui Pico 4 osta, mis on veel veidi kergem ja ägedam, kuigi tarkvaraliselt nii, ja seal saab 6 mängu tasuta kaasa. Et siis põhimõtteliselt Metale siis sarnaselt on oma peaseade Hiina päritolu ettevõttel Pico, kelle ostis ByteDance, kes on siis TikToki ema ettevõtte vist eelmisel ülemisel aastal. Kas seal Beat Saber on või? Hea küsimus, nendel on, nad põhimõtteliselt ennast vaikselt käima tõmmanud ja tulevad järjest suurema hurraaga, et nüüd launchisid Euroopa turul. Ma ei tea, kas seal on Beat Saber, ma arvan, et ei ole, sest Meta ostis ära, eks ju, Beat Saberi tegijad. Aga seal on paljud muud mängija, neid ilmselt, kuna nad enamus on Unity Unrealiga arendatud, siis neid sinna ümber portida ei ole ka nii raske. Aga Pico 4 on mõned muud, Pico peaseadmetel on umbes kõikidel oma pood, mida sa saad ainult peaseadmest nagu saad ligi ja seal on nagu mõned puudujäägid tarkvaralised, aga need ilmselt aja jooksul lahenevad ja siis riistvaraliselt kindlasti Pico 4 on väga kihvt, kerge, ma olen ka siin kodus olnud ja lihtsalt tahaks, et ta töötaks normaalselt ja siis oleks jälle kihvt. Et see on nagu teine asi, mida vaadata. Aga ma tahtsin ruttu öelda Apple'i kohta, et tegelikult Apple on ehitanud, eks ju, oma seda telefoni liitreaalsuse platvormi juba aastaid. Ma ei tea, mis 6 või mis versioon neil seal on. Et lihtsalt, ja on olemas, no ma ei tea, mitu tuhat arendajat, kes kõik on oodanud, et kui need kuradi prillid ükskord vaid tulevad, oi, mul äri läheks kohe nii käima. Ja ma arvan, et sealt tuleb tegelikult terve hunnik asju, et ma arvan, see kasutusjuht, mingi kindlasti 10 äppe, kui sa saad oma tuba sisustada ja mis iganes, et see liitreaalsuse prill, ma arvan, annab tegelikult palju juurde. Ja siis veel see Max lahendus läbi silma ja selle iirise kontrolli näiteks või nagu see, ma ei tea, mis see nüüd on, ühesõnaga saad autentida ennast samuti läbi silmavaate näiteks, et sellised asjad on kindlasti väga olulised, sest VR-is ju trükkida ja midagi seal teha on igavene jama. Kas sa oled, Märt, ma sega lähe proovinud ka, et Pro ju peaks toetama, mida ta ka seal kalibreerib ja sinu silmade liikumist ja vaatamist ja kõik, et kas seal täna on ka midagi, mis tõesti sinu jõllitamisega midagi teeb või et kas see kuidagi? Nii veel ei ole, et nad tegelikult ongi, et seal Workroomsis on, eks ju, see on osa sellest presence platvormist, et ta jälgib näo trackimine, silmade trackimine, sa seal kogu aeg pead nõusolekut andma, et see äpp võib su silmi trackida ja nägu trackida ja midagi muud trackida. Ühesõnaga veel ei ole, aga ma arvan, see on suht alguses, et paljud arendajad alles said nagu juurdepääsu sellele, et see kindlasti tuleb, et mingi mäng, kus sa pead vaatama asju ja siis nad plahvatavad, ma ei tea. Miljon ideed on, eks ju, mis sa saad teha, need on, selles mõttes ongi, et seal on väga palju innovatsiooni tegelikult, mis saab tekkida sellest. Kas täna see Quest Pro või ütleme üldse need Questid, kui me nagu laiemalt seda pilti vaatame, sina oled ilmselt selles 2 jalaga sees, et kas see on põhimõtteliselt nagu ainus selline seade, et kui ma ikkagi täna tahan niimoodi mänge ägedalt mängida või et kui lai see valik üldse on? Questi peal endal on siis, meil on viimane aeg checkinud, aga ilmselt mingi 400 äppi või, nad on põhimõtteliselt, neil on siuke uudne lähenemine, et neil on kureeritud äpipood, et sinna lastaksegi ainult väga valikuliselt, kui sa oled ennast kas mujal tõestanud või sul on mingi, oled eriti äge ja staažikas arendaja. Et nad tahavad, et iga asi, mis sa sealt tarbijana nagu leiad, et see on põhimõtteliselt teatud kvaliteedi tasemega. Ja tihtipeale see on ka ebaõiglane, et näiteks haridusasju nad ei ole toetanud peaaegu üldse, et seal mingid, kui sa trükid haridus ja saad täiesti suvalisi asju, eks ju. See on ka enda nagu ettevõtte peal läbi proovitud, aga samas on olemas nüüd AppLab, mis on juba eelmist aastast, mis on siis selline katsetuskeskkond, kus sa võid suht lihtsa vaevaga oma äppi üles laadida ja saad kõikidest nendest distributsiooni ja uuendusmehhanismidest ka osa. Ja sealt siis nagu suuremaid hitte aidatakse ka Questi poodi. Et neil on selline ökosüsteem, mis on väga rikas, et kui sind huvitab, kui need 100 äpid sind ei huvita, siis sa saad mõned 1000 äpid läbi AppLabi igaseid katsetuslikke asju proovida. Et kindlasti see ökosüsteem on kõige lihtsam ja sellepärast ja kõige rikkalikum ja sellepärast on ta ka, ma arvan, ainuke nagu mida osta ja lisaks sa saad veel ka Steam'i ja nagu kogu PC VR mängudele ligi läbi juhtme, eks ju. Et vist on statistika, et pooled umbes VR seadmed, mida Steam'i platvormil siis kasutatakse, on põhimõtteliselt Questid. Kas see ikkagi, ma sihtsin oma küsimusega natuke veel sinna, et kas Questile on ka, Picot sa mainisid mingeid konkurente või võib ka öelda, et nagu siis ei olegi, et ongi see nagu äpipood on neil kõige suurem, ökosüsteem on kõige suurem ja
ja ongi ainult need prillid, sest et teised ei pääse ju ligi Questi äppidele, eks ole, ja need ei ristu kuidagi. jah, no nad teevad praegu nii-öelda natukene Apple'it nii-öelda teevad sellise oma ökosüsteemi, aga eks me näe, kuidas see areneb, et põhimõtteliselt on juba mitmeid aastaid oodatud, et neid juhtmevabasi prille tuleb veel peale pika Questi. ma mäletan, et HTC-l oli see vist Vive või mis. ja tegelikult neid on olemas küll, mingisugused Vive'id on ka, aga kuna neid on nii palju, siis ma ei ole kohe ei oska nimetada õiget igaks juhuks. Ja Valve ise, eks ju, teeb uue peaseadme, et nad eelmine aasta fokusseerisid Steam Deckile, mis on siis käeshoitav mänguseade, ma ei tea, kas te siin olete sellest rääkinud. Et nad nüüd peaksid keskenduma siis peaseadme ehitamisele, jälle VR peaseadme ehitamisele, mis siis on võib-olla Steamiga kuidagi paremini integreeritud. Et ma arvan, neid tuleb, lihtsalt läheb aega veel mõni aasta, et ilmselt kõik need tehnoloogiad, mis nad on ise ehitanud, et see seestpoolt väljaspoole track imine siis näiteks ja noh, et sul ei ole üldse neid juhtmeid vaja millegi jaoks, et see ilmselt võtab aega ja see ilmselt, et ma arvan, et Meta ei jaga nagu seda teadmist kõigile, et iga ettevõte peab seal ise välja mõtlema ja seepärast läheb aega, et järgi jõuda. No need, kui juba siin oli praktilisest soovitustest juttu ja jõulukinkidest ja hindadest, siis see mängude osakond ei ole Metal, eks ole, kuutasulise liitumisega, seal on nii, et iga mäng ikkagi maksab midagi, on see nii? Ja, et nende selline nad on mõnes mõttes uue nagu, tundub nagu sellise mõistliku 10, 20, 30 eurot ütleme hinnaklassi oma mängudele siis nii-öelda leiutanud ja siis saab 30% selliseid kuponge iga paari kuu tagant, kus sa saad siis osta. Et neil päris nii ei ole nagu personaalarvuti peal Steamis, et sa saad mingi $2 eest endale mänge osta või €2 eest, aga aga seal on ka palju tasuta asju ja selles mõttes ma arvan, et sisu poolest ei ole küll muret, et asju on palju ja siis mingi aja tagant võid osta mingi mängu. Ja need mängud on ka nüüd suht korraliku sisu, pikkusega, et nad alguses olid, ütleme mingid mõned tunnid oli normaalne. Ja tänapäeval sa juba saad mänge, kus sa võid tõesti mingi 50 tundi seal olla, kui sul on selline aeg. Et et mingit raha on kindlasti vaja, aga tasuta on ka palju asju. Ma pean andma, kes siin sai jõuluidee ja hakkab avastama seda maailma, siis ma pean jagama, mul on hinge peal üks vana mäng, mis selle Quest Pro peal on ka väga mõnus, Quest 2 peal ka ilmselt on Super Hot VR. Sa tulistamismäng, aga kasutab ära väga nutikalt seda virtuaalses reaalses olemist, et kui sa ei liiguta, siis aeg seisab ruumis. Nii et proovige ja kui liigutad, siis aeg liigub edasi, et Max Payne'i efekti saate läbi elada. Ja muidugi, siin ma tahaks ka kohe siis mõne soovituse jagada, tegelikult väga kihvt valdkond üldse, et keda huvitab natukenegi lennukid ja lendamine, siis virtuaalreaalsus annab alati lendamisele väga reaalse dimensiooni ja neid uusi mänge on nüüd ilmunud Questi peale nii mõnedki, et üks kuulsamaid on Ultra Wings, mis oli selline nagu graafilises maailmas lendamine, aga millest on tulnud järg ja siin on ka muudki. Et ja muidugi kui arvutiga ühendada see virtuaalreaalsuskomplekt, eks ole, siis on ka võimalik täiesti Microsofti Flight Simulatoriga virtuaalreaalselt lennata, et sellistele mängudele, mis nõuaksid ikkagi sinu kohalolu kusagil muus keskkonnas, annab see virtuaalreaalsus hästi palju juurde, et selles mõttes on tõesti seda sisu on nagu metsikult, et kui me siin keskendume sellele seadmele ja tehnilistele nüanssidele, siis jah, võib-olla jäigi natuke varju see, et tegelikult asju, millest võiks rääkida tunde, on tõesti metsikult palju, et kui juhtumisi teil see aeg on olemas ja need prillid ja üldse see maailm meeldib, siis võib ennast sinna unustada ikkagi nädalateks, et mitte öelda kuudeks, et selles mõttes on see kõik väga äge ja kui selle saab täna osta 250 euroga, nagu siin Hendrik mainis, on see absoluutselt proovimist väärt, aga teistpidi, kui ikkagi sa tead, et sa tahad seda parimat kvaliteeti, siis ma täna võib-olla ootaks nagu veel seda Quest 3, sest et näis siis, mis ikkagi sellest lõpuks tuleb, kuna seda on ju nii kaua siin justkui veeretatud meil kusagil seal silmapiiri taga, eks ole. Ma siin tahtsingi saate lõpuks küsida Märdi käest, mis on see, ütle meile nüüd üks selline uudis, pressiteade või sündmus või mingi kuupäev, mida jälgida, et mis on see järgmine milestone selles maailmas, mida me peaksime ootama? Ja mõned kutsuvad seda metaverse momentiks, et siis kui müüakse mingisugune, ma ei tea, 3D maatükk kuskil virtuaalmaailmas mingite miljonitega, et siis nagu kõik vaatavad ohoo või mingid uued tossud NFT-dina. Ega ma ei teagi, ma arvan see Apple'i peaseadme launch kindlasti. Ja kunas see tuleb? Aga millal see juhtub, keegi ei tea? Ja ma arvan, et Apple'i peaseadme launch.
2023. no võib-olla mina küsiks siia veel ka lõppu, et millega üldse Eestis see virtuaalreaalsuse liit, et millega ta nagu laiemalt veel tegeled, kui seda hästi lühidalt kokku võtta, et kui virtuaalreaalne on Eesti tänapäeval või mis asju tahate? Kui me räägime Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsioonist, siis me võime rääkida, et meil on umbes 20 liiget ja nendest on mingisugune 6-7 siis on sellised aktiivsemalt tegutsevad firmad, et mõned on lausa globaalse ambitsiooniga nagu Ready Player Me, kes on juba väga edukad, eks ju, tootavad siis avataride platvormi. Ja siis meil on mitmed, kes pürgivad globaalsele turule. Ja siis meil on mõned mängufirmad, kes on kas edukad nagu Creative Mobile, kelle siis CM Games tänapäevase nimega, kelle mäng on siis juba ka mitmeid miljoneid sisse toonud ja väga edukad, samuti Questi platvormil lansseeritud. Ja ma ütleksin, et natuke oleks vaja selliseid suuremaid edulugusid ja Eesti nagu Unreali, Unity ja igast XR disainerite sellist vajadusi nii-öelda minust peegeldada koolides käia, et see on nagu CVR-i missioon, et neid inimesi, et seda ökosüsteemi nagu ehitada, et siin on tulevik on suur ja helge ja selliste platvormide nagu Quest levinumaks saamisel siis kindlasti need ärilised võimalused väga avarduvad, et samuti Futuklass on siis mu enda startup Tartus, mis teeb keemia ja füüsika põhikoolile VR-mängude sisu. Samuti meil on selline globaalne ambitsioon ja nimelt just Questi platvormi selline levik ja ka pika platvormi levik siis aitab meil nii-öelda oma sisu siis levitada ja ka sellest nagu päris äri ehitada, et me ei ole lihtsalt mängufirma. Et need on nagu esimesed mõtted, mis toimub Eesti VR maastikul. Kuidas need, sa mainisid siin paari seda Eesti, mis olid edukad mängud, et kas, kui ma tahaks nüüd täna sealt Questi poest otsida, kas ma leian sealt Eesti tegijate nimesid, ma sain nii aru? Jaa, täpselt nii ongi. No võt, ütle korra need veel. CM Games Into the Radius on selle mängu nimi, et see tuleb suht lihtsalt välja. See on selline stalkeri, ta on selline rohkem võib-olla sellisele tõsisele mängusõbrale, et seal on kohati hirmus ja läheb natukene aega, enne kui sa jõuad mingi suure tulemuseni, pead avastama, et kõik ei kanta kandikul ette, aga ta on kindlasti seda kogemust väga väärt. Ja siis teine firma on veel Eestis Maru VR, mis on teinud väga palju erinevaid kogemusi. Ja et hakkavad kõik liikmed muidugi mulle ütlema, et miks ma kõiki ei nimetanud, aga põhimõtteliselt nemad teevad ka sellist, kui ma vaatan suurematest projektidest, sest nemad teevad sellist põnevat uut mängu, mis on, sihivad ka kunagi PlayStation 2 loodetavasti, VR2 siis. Ja need, mida tänapäeval saab downloadida, ma arvan ongi, Into the Radius on, ma arvan, selline kõige otsesem soovitus ja siis ülejäänud asjadega saab minna EVR-i lehele, evr.ee ja seal projektide all näha, mis toimub Eestis. Ja seal on ka vastavad lingid antud, kui need on olemas. Väga kihvt, hoiame aga pöialt Eesti tegijatele ja hoiame väga palju oma silmad kõrvad lahti, et millal järgmine suur pauk käib sellel turul. Ja kui mitte siis, võib-olla varem, räägime Märdiga siin saates jälle, et teie, head kuulajad, oleksite kindlalt, et ei maga maha, kui läbimurre peaks tulema, siis siit saatest kuulete. Aitäh kõigile täna kuulamast. Nimetu digisaade on jõulude ajal eetris. Palju õnne teile ja meile. Kohtume nädala pärast.